Trump kutsus Valges Majas kokku salajase kohtumise kindralitega pärast seda, kui ta lükkas tagasi Iraani vastuse Ameerika Ühendriikide nõudmistele tuumaprogrammi osas. Sellel teisipäeval, 12. mail 2026 sai kohtumine suurema tähenduse, sest seal ei olnud kohal ainult sõjaväelased. Ta pani J.D. Vance'i, Marco Rubio, Pete Hegseth'i, CIA direktori John Ratcliffe'i ja ühendstaabi ülema silmitsi kiireloomulise otsusega Teherani suhtes. Võimalikud piiratud rünnakud Iraani sihtmärkide vastu ja karm sõnum, kui Ameerika tuumaallelaev ilmus Gibraltari. Paanika algas siis, kui Teheran, Trumpi vastane meedia ja Iraani pooldajad liitlased mõistsid, et Trump ei ähvarda ainult niisama. Ta kogus kokku Ameerika Ühendriikide sõjalise tuumiku, et valmistuda järgmiseks sammuks Iraani diktatuuri vastu. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Aga nüüd tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla jätkuvalt hästi informeeritud. Reaalajas info parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Koosolek toimus Valge Maja otsustuskeskuses, sest Iraani vastus ei vastanud sellele, mida Washington nõudis. J.D. Vance'i, Rubio, Hegseth'i, Ratcliffe'i ja Duncani kohalolek näitab, et kohtumine polnud tavaline valitsuse vestlus. Vance esindab Valge Maja poliitilist tuumikut, Rubio juhib diplomaatilist suunda. Hegseth ja Ratcliffe räägivad Pentagoni eest. Ratcliffe toob luureanalüüsi ja Duncan esindab sõjalist käsuliini. Piiratud rünnakute võimalus tõusis kriisi keskmesse. Rahvusvahelises meedias tsiteeritud andmete kohaselt hindas Trump võimalust kasutada täpselt suunatud sõjalist tegevust, et survestada Teherani karmimate tuumaläbirääkimiste tingimuste vastuvõtmiseks. Mõte ei olnud kuulutada välja laiaulatuslikku sõda, vaid tabada valitud sihtmärke ja tõsta Iraani vastupanu hinda. Ja teha selgeks, et Valge Maja aktsepteeriks ettepanekut, mis sisaldab hulgaliselt nõudmisi Ameerika Ühendriikide vastu, samal ajal kui tuumaprogramm jääb ohuks. Ameerika ballistiline allveelaev Gibraltaril lisas kohtumisele vaikset kaalu. Ameerika Ühendriikide merevägi kinnitas, et Ohio-klassi allveelaev saabus Briti territooriumile 10. mail 2026. Mereväe enda teates öeldi, et seda tüüpi allveelaev on praktiliselt tuvastamatu raketiplatvorm ja üks Ameerika tuumatriaadi vastupidavamaid osi. Avalik kohalolek Gibraltaril kriisi ajal näitas võimekust, paindlikkust ja pühendumust NATO liitlastele. Teheran reageeris, püüdes näidata jõudu. Iraani parlamendi esimees Mohammad Bagher Ghalibaf kinnitas, et Iraani relvajõud on valmis vastama igasugusele agressioonile ning vastased saavad õppetunni. See ähvardus tuli kohe pärast seda, kui Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku, mis näitab, et režiim mõistis riski suurust. Iraan kasutab sageli karmimat retoorikat, et hoida oma sisemist toetust. Reuters teatas, et üks Iraani parlamendi pressiesindaja hoiatas, et Iraan võib rikastada uraani relvatasemeni, kui neid uuesti rünnatakse. See ähvardus suurendas Valges Majas toimunud kohtumise tõsidust, sest Washington ei käsitle seda teemat kui tavalist vaidlust. Just siis algas paanika Trumpi vastases meedias, kes püüdsid kujutada kriisi kas lõksu või Valge Maja kontrolli alt väljumisena. Samal ajal, kui Iraani-meelsed väljaanded kordasid, et Trumpi keeldumine ei oma tähtsust, püüdis Iraani-meelne meedia muuta ameeriklaste keeldumist poliitiliseks uhkuseks, öeldes, et keegi Teheranis ei tee plaane Trumpi rahuldamiseks. Aga see lause paljastab just hirmu näida oma rahva ees kaotajana. Samal ajal hakkasid rahvusvahelised väljaanded, mis on Ameerika presidendi suhtes kriitilised, rõhutama eskalatsiooni ohtu, diplomaatilise läbikukkumise ja majandusliku ohu võimalust. Sest kohtumine kindralitega näitas, et Trump ei kasutanud ainult karmisõnalist retoorikat. Üks režiimi manööver, mis lühendab sõjaruumi. Või Teheran nõustub karmimate läbirääkimistega, või peab hakkama toime tulema mereväe eskordiga, karmimate sanktsioonidega ja valikuliste rünnakute võimalusega. Paanika algas siis, kui sai selgeks, et Ameerika surve ei jäänud ainult sõnade tasemele, vaid jõudis sõjaliste otsuste keskmesse. Nüüd sõltub see, mis edasi saab Teherani valikust. Kui Iraan jääb oma maksimaalsete nõudmiste juurde, ähvardab rikastada uraani ohtlikumal tasemel ja jätkab survet Hormuzi väinas, võib Valge Maja liikuda agressiivsema mereväe eskordi suunas.
täiendavad sanktsioonid või piiratud rünnakud. Ameerika Ühendriikide ajaloos eelnevad tuumaohu hetkedel kinnised kohtumised sageli otsustele, mis muudavad kriisi kulgu. 1962. aasta oktoobris kogus John Kennedy oma peamised nõunikud kokku Kuuba raketikriisi ajal, pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid avastasid Florida lähedal Nõukogude rajatised. Arutatud võimaluste hulka kuulusid õhurünnak, sissetung ja mereblokaad. Kennedy otsustas ümbritseda Kuubat laevadega, takistada täiendavate Nõukogude sõjaliste materjalide saabumist ja nõuda rakettide eemaldamist. Nõukogude Liit üritas jõudu näidata, kuid taganes lõpuks Ameerika surve ees, eemaldades raketid Kuubalt ja vältides otsest vastasseisu. See juhtum jäi ajalukku kui Ameerika Ühendriikide strateegiline võit, sest Washington näitas kindlameelsust, hoidis Moskvat oma territooriumi lähedal kontrolli all ja sundis vastast taganema, ilma et oleks pidanud kriisi avatud sõjaks muutma. Kui Washington kogub presidendi, sõjaväelased ja luure tuumaohu korral kokku, siis see vestlus ei ole teatraalne, vaid ettevalmistus selleks, et sundida vastast valima taganemise ja vastasseisu vahel. Nüüdsest on laual 3 võimalikku teed. Esimene on karmid läbirääkimised, kus Iraan nõustub tuumaprogrammile tegelike piirangutega ja pingete vähendamisega merel. Teine võimalus on tihedam mereväe eskort, kus Ameerika merevägi tagab kaubalaevade läbipääsu ja vähendab Iraani hirmutamisvõimet. Kolmas võimalus on sihtmärgistatud rünnak, mida kasutatakse juhul, kui Donald Trump jõuab järeldusele, et Teheran on surve tagasi lükanud ja otsustanud eskalatsiooni jätkata. Ükski neist teedest ei ole lihtne, kuid kõik näitavad, et salajane kohtumine polnud tühi žest. Kõige tundlikum punkt Iraani jaoks on see, et Donald Trump võttis kriisi ära sellelt mänguväljalt, kus Teheran end tavaliselt mugavalt tunneb. Režiimile meeldivad pikad avaldused, nõudmisi täis ettepanekud, kaudsed ähvardused ja ajakontroll. Diktatuuri jaoks, mis sõltub jõu näilisusest, on juba poliitiline hoop see, kui tuleb iga sammu Ameerika kindralite ees hoolikalt kaaluda. Järgmine samm võib tulla diplomaatia kaudu, merelt või piiratud sõjalise tegevuse kaudu. Teheran teab, et iga viga võib kiirendada ameeriklaste vastust. Ameerika Ühendriikide liitlased jälgivad kriisi, sest nad vajavad avatud marsruuti, stabiilset energiat ja tuumapiirangut. Ja Trumpi vastane meedia püüab kohtumise tähtsust vähendada, sest nad mõistavad selle poliitilist mõju. Trump ilmus välja kriisi juhtimas, mitte sellest põgenemas. Siit alates ei seisa Iraan silmitsi ainult paberil oleva nõudmisega. Ta seisab silmitsi otsusega, mis on tehtud Ameerika võimukeskuses. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.